domineerivale käitumisele omased mustrid. Ehk siis näiteks küsitakse teie käest, mis sa arvad sellest ja samaaegselt ei tehta isegi pausi, et te saaksite vastata, vaid lihtsalt näiteks jätkatakse, no sa nagunii ju mõtled seda. Väga halb lugu. Siis küsimuste sisu on alatu tooniga, ehk siis teemasse mitte puutuv, ehk siis kontekstiväline, ehk siis ootamatu. Näiteks te hakkate rääkima sellest, et võiks minna puhkusele, aga tema võtab hoopis teise. No tookord, kui me käisime seal, siis sa ju ka. Ehk siis olge ettevaatlikud. Siis suhtluses muudetakse tahtlikult teemat, eksitada vastaspoolt ja tekitada segadust. Ehk siis, kui te hakkate üritama näiteks mingit probleemi lahendada, siis te kohe kuulete seda, kuidas tuleb sisse hoopis kuskilt mujalt mingi X teema või haaratakse teie lausetest mingi üks sõna ja hakatakse seda hoopis teises kontekstis kasutama. Ka see on väga halb märk. Või siis näiteks survestatakse teid tempoga. Mis see tähendab? Meil on kõigil oma isiklik tempo. Ja kui nüüd meil ei lasta nii öeldes omas tempos tegutseda, ehk siis hakatakse näiteks kiirustama või vastupidiselt hakatakse hästi palju venitama, ehk siis näiteks lepitakse kokku mingisugune aeg ja nüüd ta jääb hiljaks ja ta jääb veel rohkem hiljaks ja jääb veel rohkem hiljaks. Ta tahtlikult venitab, et teid närvi ajada, võt see on alati ka väga halb märk, sest see on otsene domineeriv käitumine ja eesmärgiks sellisel ongi see, et kui ma nüüd siin taga kiirustan, tekitan ma suure kaose sinu peas või kui ma hakkan venitama, siis ma samamoodi panen teid nii-öeldes emotsionaalse surve alla, mis omakorda ei lase selgelt ja rahulikult mõelda, kuidas teha või mida teha või mis oleks parim nii-öeldes sellele, keda survestatakse. Ehk siis olge ette.